Kui õietolm on kärjekannudesse paigutatud, hakkavad mesilased tombukesi kokku suruma ja tampima, mille tõttu tombukesed lagunevad ja tekib tihe mass. Kärjekann täidetakse 2/3 ulatuses, see on umbes 18 tombukest. Peale seda kaetakse õietolm meekihiga. Algab anaeroobne piimhappeline käärimine. Kogu protsess vältab umbes 15 päeva. Nüüd on meil valmis uus saadus, suir. Peale mee vurritamist on meil kindlasti ka tumedaid kärgi, mis lähevad sulatusse. Osa neist on ka väärtusliku suiraga. Selliseid kärgi ei ole mõistlik ära sulatada, vaid eraldada neist suir. Enne suirakärgede purustamist võime suirakärgedelt kärjekannude tühja osa eemaldada terasharja abil. Nüüd tekib suira eraldamisel meil vähem vahapuru. Kärjed peavad olema eelnevalt mesilaste poolt lakutud, siis ei kleepu suiratükid omavahel ja suiraveski ei ummistu. Suirakärgedest võime suiraga kärjetükid välja suruda käte abil. Saadud tükid purustame sõrmede vahel veel väiksemateks tükkideks, mida on hiljem mugav veskisse panna. Enne suiraga kärjetükkide külmutamist võime teha ka eelkuivatuse. Eelkuivatatud kärjetükkidest eraldub suir paremini. Kui suiratükid on kuivatatud, paneme enne suiraveskiga töötlemist need kärjetükid kilekottidega sügav külma. Kui suir on läbi külmunud, saame suiraga kärjetükid lasta läbi veski. Veskist tulnud suir on veel siiski vahapuruga koos, mis tuleb nüüd eraldada kas sõelumise või tuulamise teel. Puhastatud suir tuleb enne lõplikku pakendamist kuivatada. Suira kättesaamiseks kärgedest vajame me suiraveskit. Kaubandusest on võimalik osta erineva tootlikkusega veskeid. Kellel endal tehnilist taipu ja pealhakkamist, võib vastava seadme ise valmis teha. Võtame läbi külmunud kärjetükid ja laseme suiraveskist läbi. Veski purustab kärjetükid, kuna külmunud vaha on rabe ja eraldub suirast. Saadud mass tuleb sõeluda või tuulata, et eraldada vahapuru suirast. Suirakärgede lakkumine. Peale vurritamist on kärjed mesised. Sellised kärjed tuleb enne suira eemaldamist lasta mesilastel meest puhtaks lakkuda, et suiraveski ei ummistuks. Pesakorpuse peale asetame kile ja sinna peale emaeraldusvõre, et mesilasema ei pääseks suirakärgedele. Siis 1 või 2 tühja korpust ja kõige peale suirakärgedega korpus. Ja hoiame neid seal 12–24 tundi. Kasutatakse ka röövimismeetodid, kus suirakärjed asetatakse korpustega õue mesilastele röövimiseks. Selle meetodi puhul kaasab aga taudioht. Samuti võivad mesilased hakata röövima nõrgemaid mesilasperesid. Lamavtarus paneme lakkumist vajavad mesised suirakärjed vahelaua taha. Suira eraldamine. Nüüd on meil suirakärjed, mis on mesilaste poolt siis ära lakutud, et nad ei ole enam mesised ja neid on hea töödelda. Katkine järg, põhimõtteliselt võiks muidu selle korraga sulatusse panna, aga siin on väike alaga suira. Lõikame selle siit siis välja. Ja nii, proovime niimoodi teha, et siis traate ära ei lõhu. Sellised ribad siit. Nii, aga siin on nüüd, on üksikuid suirakanne, aga see kärg põhimõtteliselt läheb nüüd sulatusse. Ja sellise võime veel siis ka sulatusse panna, et natukene saab vaha ja saab raami puhtaks ja pärast läheb seebikivi keetmisse ja pärast saab siis ka traadid, uued traadid panna. Nii. Ja opa, siin saab ka käega ilusti murda, ei olegi nuga vaja. Veski kasutamine.
Meil on nüüd siis siin üles pandud väike suiraveski koos siis sõelte süsteemiga. Siin on sahtel. Siia siis kukub siis esimesed sõelmed ja praht. Selle sorteerimise jaoks on siis võre ja veskist tulnud nii-öelda suir koos siis ka vahaga kukuvad siis siia restile ja siin on all ka siis selline metallist kast. Ja siis hiljem seda suira nii-öelda sõelutakse, puhastatakse nendest paha jääkidest. Nii, ja siin on meil ka silmade kaitseks prillid ja kõrvade kaitseks ka siis kuulmekaitsjad. Saadud suir tuleb kuivatada analoogselt õietolmuga. Kuivatatud ja puhastatud suira saame pakendada toiduainete jaoks lubatud pakendisse. Müügipakendile tuleb lisada ka vastav etikett, kuhu on märgitud kõik vajalikud andmed. Toote nimi, tootja, parim enne, soovituslikult 1 aasta, vajadusel ka tarvitamise juhised.